Tere tulemast kuulama Iluvarjus podcasti saadet, kus täna räägime siis ausalt, otse ja süvitsi sellest, mis tegelikult toimub meie valdkondades, kogukondades ja kulisside taga. Tänane episood viib meid ilumaailma säravate tiitlite ja võistluste varjuküljele. Räägime siis ripsmevõistlustest, mis võivad näida rahvusvahelised ja karjäärihüppena, kuid mille taga tegelikult võib peituda hoopis midagi muud. Meiega on täna stuudios Kätlin Liiaks, kes on teinud põhjaliku uurimustöö ja toonud päevavalgele mitmete kahtlaste võistluste varjatud seosed, küsitavad korraldusviisid ja isegi AI-piltidega organisaatorid. Kui oled ripsmete valdkonnas või lihtsalt keegi, kes väärtustab ausust ja läbipaistvust, siis see episood on just sulle. Tere, Kätlin! Tere! Aga alustame kohe sellest, et kus sul tuli üldse idee hakata uurima ripsmevõistluste teemat? See tegelikult juhtus üpris kogemata, sellepärast, et mulle kirjutas siis see antud New York Championship ja nagu ma storidesse ka panin, siis nad hakkasid mulle rääkima, et ma peaksin maksma neile ja et kohtunikutasu on 100 €, lubasid mulle igasuguseid asju ja siis ma ütlesin neile, et ma arvan, et tegelikult kui sa oled juba edasi jõudnud kohtunik, siis sa enam ei peaks maksma võib-olla, kui alguses üldse alustada, et võib-olla jalga ukse vahele lihtsalt proovimiseks, aga tegelikult ikkagi peaks seda olema loomulikul teel, ei tohiks olla seda, et kutsutakse sind kuskil, et see peab toimuma niimoodi, et sa osaled võistlustel ja siis niimoodi liigub see edasi. Ja ka nemad siis tahtsid, et ma maksaksin ja siis maksingi seda vaatama, et kirjutasin neile, et ma ei soovi maksta ja see mulle öeldi siis, et see on väga kurb, et sa ei saa mitte milleski aru, et sa arvad, et see on nii kerge ja sa ei saa mitte midagi aru kokkuvõttes, nii et mina olin siis see rumal seal ja siis ma tegin need storid ja ma hakkasime seda kontot vaatama, see konto oli tegelikult based in Estonia. Seega siis sealt läks, et mulle tegelikult kirjutas üks Eesti tehnik, et tema arvab, et need inimesed on seal taga, et nad ongi Eestist, kuna neile tulid pakid Eestist ja siis meil on üks ripsmegrupp tüdrukutega, ma võin neile tšau öelda, nad raudselt kuulavad seda, aga sealt me hakkasime siis vestlema selle kõige teemaga, et kes see seal taga siis olla võib, sest et kui see on Eestist, siis tundus nagu suurem skeem ja see läks aina suuremaks, me hakkasime uurima, kuidas need võistlused omavahel seotud on, kuidas nad Eestiga seotud on ja siis lihtsalt kogu aeg tuli infot juurde igalt ühelt ja see nagu läkski nii suureks, ma ei oleks seda osanud üldse oodata. Seesama ettevõte või see Instagrami lehekülg kirjutas mulle ka selle sama kontolt, pakkusidki, et kas soovite tulla kohtunikuks või siis osalema, et kohtuniku tasu on mingi 100 € ja et siis mis sa selle eest kõike saad, ja ma ütlesin, et ei, et hetkel ei soovi, aitäh, ja siis ta mingi, ei, aga siis kuidagi hästi peale suruvalt nagu kirjutati, et ei, aga see on ju nii odav. Ma ütlesin, et mul on hetkel nagu raha ja plaanid nagu teises suunas, et ma ei soovi. Ja siis veits oli seal vestluses aru saada, et võib-olla ei olnud just see vastus, mida nad ootasid. Mulle ka kirjutati, aga mul nagu sellist surumist ei olnud, et pigem oli nagu kutsus tegelikult alustuseks osalema nagu võistlejana, siis ma ütlesin, et ei paku huvi ja siis, aga okei, ja tule siis kohtunikuks, et ei paku ikka veel huvi, et siis nagu jäi ära. Aga please tule anna oma raha meile, palun tule anna. See ongi see, et nende jaoks ei ole oluline, kes see kohtunik on, seal ei ole oluline, et mis hinnangud neid kohtunikud annavad nendele siis osalejatele. Võib-olla juhtub, et on mingi hea kohtunik, kes tulebki sinna, näiteks Daily Kakko, kes tegelikult aitas mul väga palju infot välja uurida ka. Tema ju oli ühel seal võistlusel kohtunik, ma tean, et ta andis kindlasti väga palju head tagasisidet, aga enamus ajast tegelikult ei anta, sest ma olen vaadanud neid kohtunikke, kes seal suures mahus on täiesti tundmatud inimesed, nad ongi lihtsalt need, kes mõtlevad, et ma maksan ja siis ma saan. Ja niimoodi on, siit tuleb ka see teine probleem, et kui sa kõik oma need kui sa tahad olla kohtunik ja sa oled kogu aeg maksnud, siis mis karjäär sul on, sest et sa ei saa, sind ei kutsuta niisama, sa ainult peadki maksma, et see on selline kahe otsaga asi, et tegelikult see peaks olema loomulikult mitte, et sa kogu aeg maksad, sellepärast, et kohtunikud peaksid tulema sellepärast, et nad austavad su tööd, austavad sind ja siis nad tulevad.
aga mitte, et okei, davai, anna meile 100 eurot ja tule, nagu siis sa saad tulla. Aga kas sa oled ise mõnel sellisel võistlusel osalenud või olnud siis kohtuniku rollis? Kusjuures osalenud ja olnud kohtuniku rollis. Mu esimene võistlus oli küll Oscars, siis peale seda ma osalesin niisugune VBC, kõik tüdrukud teavad, see World Beauty Championship, Ukrainas korraldavad, ja ma seal osalesin tegelikult 2 korda. Esimene kord ma saatsin oma tööd, ma sain küll vist mingi 2.-3. koha, kes ma saatsin uuesti, ma olin mingi, ma võidan ära ka. Ja siis ma saatsin uuesti sinna tööd ja ma võitsingi Grand Prix ära ja siis ma sain kohtunikuks ka veel sinna järgmine kord. Tol hetkel ma ei teadnud seda skämmi, et selles mõttes ma olin õnnelik, et ma seal osalesin, sest andis mulle tegelikult enesekindlust ja seda kõike, et ma nägin oma töödega vaeva. Aga võrreldes seda, et mis tase on meie Eesti tüdrukute tase ja välismaailma tase, siis meie Eesti, kui keegi meist osaleks, siis suure tõenäosusega me võidame. See on nagu meie tase on lihtsalt nii hea. Ja teine selline võistlus oligi peale seda oli German Beauty Championship, ma olin seal kohtunik, sest et siis mina maksin selle 100 eurot ja mõtlesin, et kirjutavad mulle, et ootavad mind kohtunikuks, nii tore, eks ju, et davai, lähme. Aga need tööd olid seal nii hullud ja see kvaliteet oli seal nii halb, et siis ma mõtlesingi, mis asja, et tegelikult sellel VBC-l oli ka suht ikkagi halb kvaliteet, ma kirjutasin siin meeletult pikad tekstid, ma tegin nii palju vaeva nendega, et ma mõtlesin, et issand jumal, et kas see ongi see kohtuniku töö, et ma lihtsalt pean mingit jama hindama, sest see ei olnud mitte kuidagi isegi okei sellist tööd saada, mis sinna saadeti. Ja siis German Beauty Championship oli täpselt samamoodi, seal oli, kõige hullem oli see, et nad panid lihtsalt kohtunikule kõik tööd, seal ei ole mitte mingit seda kontrolli, ei jaotata mingi kriteeriumeid ära, lihtsalt tuimalt, mul oli 75 tööd, tuimalt lükata ette, hinda nii palju kui saad ja nii ongi nagu. Ei öeldud, et põhimõtteliselt osad tüdrukud olid, kuulge, ma ei jõudnud kõike hinnata ja see on it's fine, et kuulge, ma jõudsin ainult paberi peale mingid kiired asjad teha, et me võtame need arvesse nagu, mingit kontrolli ei ole, need ei huvita, nad tahavad lihtsalt raha kätte saada. Aga sel hetkel sul ei tekkinud mingit tunnet, et see on skäm, sa lihtsalt mõtlesid, et see on halb korraldus? Tol hetkel ma juba selle Germaniga vaatasin, et midagi on kahtlast. Ma ei pannud selle pilti 100% kokku, aga ma sain sellest aru, et siis kui ma nägin, et veel olid tüdrukutele kirjutatud ja siis ma hakkasin mõtlema, et okei, kui nad ikkagi kõigile kirjutavad, siis nad ei kirjutanud mulle lihtsalt sellepärast, et nad mind austaksid või hindaksid, nad kirjutasid kõigile, eks ju. Aga noor kohtunik olin ja see oli mul teine siis kohtuniku tööd, ega ma ei osanudki paremat teada. Aga ma arvan, et kõige rohkem pakub kõigile huvi, et kes need inimesed üldse sellise skämmi taga on, et miks nad varjavad oma identiteeti? Ma saan 100% kindlusega öelda, et see põhiinimene selle taga on Andre Kask ja ma tegelikult tegin sellise drive kausta, kuhu ma panin kõik need screenshotid, mille järgi me tegutsesime, mille järgi ma selle postitust tegin, ehk siis te saate seda jagada, et kõik saavad seda vaadata ise. Ja siin siis see Andre Kask on tegelikult üldse mingi barber Tallinnast, ta juriidiline aadress on Kentmani 19, tema ettevõte asub seal, see salong asub seal ja miks me teame, et tema on sellepärast, et juba tema ettevõttele, tema on saatnud meile välja, siin on kirjas, et Andre Kask, tema ettevõttele on läinud mingid summasid, mul on siin see paki jälgimise saadeti, seda üldse me vaatasime neid kõiki pakke niimoodi, Daily tegelikult otsis kuskilt Reelsist, vaatas, kes on selle paki kätte saanud, vaatas, et kui tal on pakist videos on äkki see paki kood näha, et siis ta võttis selle, pani Omnivasse sisse, meeletu siuke detektiivitöö. Aga tagasi selle Andre juurde, siis tema ettevõttel olid maksed läinud, et isegi kui nimeks on keegi teine, näiteks Ilina Casey või midagi siukest, siis tegelikult see ettevõtte aadress oli ikkagi see Kentmani 19, ehk siis kogu aeg, isegi kui makse tehti Revolutiga, siis see tuli ikka Kentmani 19, ehk siis sa võid sinna ükskõik mis nime panna, ma austusest ei tea, kuidas see täpselt toimib, aga lihtsalt see Andre Kask kogu aeg, nii et ma ei kujutagi ette, et kas seal on tema ja veel mingid inimesed, ma arvan, et on,
sellepärast et ma ei usu, et ta kõike seda üksinda jõuab teha. Ja ma panin talle follow veits, natuke jamasin talle vestlust ka ja siis ma sain nagu, tal oli muidu kinnine Insta, siis ma sain ta Instat ka vaadata, et ta on enda juustega, barberiga, kõigega samamoodi osalenud mingitel võistlustel ja mina ei arva, et isegi need mingid reaalsed võistlused võib-olla täpselt sama asi, et see kõik skeem lihtsalt, et davai, teeme mingi võistluse, võtame kõigilt raha, kuidas ta on mingi online Tokyo, Jaapan võistluse kohtunik, nagu World Beauty Championship, et väga siuke kahtlane inimene. Nii et tema on see põhiline isik siin taga 100%. See vastab juba järgmisele küsimusele. Ja, aga kui sulle tuli kutse või Kristel sulle, kas sa vaatasid, et kes on selle võistluse korraldaja või oli seal mingi pilte või oli mingid tutvustused tavaliselt ju tegelikult? Mina otseselt ei vaadanud, mulle saadeti mingid pildid, et ikkagist, et mul tekiks tahtmine ikka sinna võistlusele minna, nad saatsid nagu pilte nendest, kes eelmine aasta või mingitel aastatel mingid karikaid saanud on, vaata nagu lihtsalt, et umbes meil on ikkagist nagu, et sa saad midagi sellest, aga jah, see vestlus on ära kustutatud nüüd ja kõik nad teevadki niimoodi, et nad saadavad sulle neid vestlustele neid pilte, et davai, meil on siin see, nemad on võitnud karikad, la, aga reaalsuses, kui sa ütled neile ei, siis kustutavad nad kõik ära, kustutavad kohe kõik ära. Mõni, kui sa üldse küsid, et kes selle taga on, meil üks tüdruk küsis, et Karina küsiski, et kas te olete Eestist, ta sai kohe blokke. Nad blokeerivad, nad kustutavad peaasi, et inimesed leiaks ega ei hakkaks uurima, ärge lihtsalt küsige küsimusi, mitte midagi, tulge andke me oma raha ja minge ära lihtsalt, see on nende põhiline see moto. Ja siis, kui tulles tagasi, et kui küsida neilt, et kes on teie selle korraldaja, siis see Emerald Championship vastas ühele tüdrukule Elinale, et AI tehtud pildiga. See oli see, et kes on teie korraldaja ja siis ta saadavad reaalselt AI tehtud pildi. Ja lõpuks nad hakkasid talle valetama kokku veel, et et ta on... see AI-ga on tehtud see pilt lihtsalt paremaks, et tegelikult see ongi tema ja siis lõpuks ma ei tea, mida nad kõike talle kokku valetsid, aga mõtlesin ka, et nad lihtsalt üritavad sind ikkagi õnge saada, et nagu mida kõike teha, et peaasi, et oma nime ei ütleks, sest et kõige suurem asi ongi see, et kui nad sulle oma nime ei ütle, sul ei ole pärast kellegi juurde minna. Nagu kui nad oma konto ära kustutavad, mida nad teevad enamus ajast, praegu on aktiivsed kontod ainult ongi need, kust aktiivselt võistlused käivad. Kui nad selle võistluse ära teevad, nad panevad konto kinni või nad panevad selle deactivated, et inimesed nad ei näeks neid võistlusi normaalselt, nad ei näeks neid pilte, neil ei ole kuhugi pöörduda. Aga praegu need samad võistlused siis on täitsa aktiivselt käigus ka? Momendil on käimas 100% ongi see New York Championship ja kuhu me enam ei saa minna? Nad võtsid poolt bloki maha, et mind natukene sõimata, aga siis nad enam ei vastanud mulle ka nii, et aga praegu aktiivselt on minu meelest käimas see New York ja ma kohe vaatan, see Australian Glam Masters peaks ka olema minu meelest praegu aktiivselt käimas ja üks mingi võistlus oli veel, nii et kogu aeg nagu midagi peab toimuma, raha peab ikka sisse tulema kuskilt. Ja ongi see, et nad on kõik omavahel seotud, sest nad, nagu mul seal postituses oli kirjas, kui New York Championship meile makselingi saatis, see makselink oli selle Australian Glam Champil makselink, ehk siis 2 võistlust kasutavad täpselt sama makselinki ja kui ma tegin seal mingi 15 eurose makse lihtsalt nagu, et uurida ja kui sa selle makse ära teed, siis tuleb meil, kus on allkirja saara, kui midagi on, siis kirjuta Monte Carlole nagu 3 võistlust juba nagu koos, nad lihtsalt ei suuda vahepeal oma nagu järge pidada, et mis võistlus parasjagu käib, et siis nad nagu teevad kõik koos, eks ju. Nii et nad on selles mõttes kõik omavahel ka ühendatud. Okay. No tavaliselt ongi siis 100 eurot see, mida on ühe inimese käest, aga palju see osalemine maksab, et see, kas see on ka 100 või... Osalemine oli kallim minu arust. Oli kallim, nii. See osalemine tavaliselt läheb selline, ma ei tea, 1 kategooria 60 eurot, 2 kategooriat 120 eurot ja niimoodi läheb, see võib minna mingi 300, 400, 500 euro isegi, et... Hea deal. Ja osalemine oli kallim. Ja selle eest peaks juba karikad ja asjad kõik koju saabuma või peab selle eest need eraldi? Eraldi veel maksma, et kätte saada.
kohtunikelt öeldi, et see saatmine on nagu postikulu on hinna sees ja see ei olnud hinna sees. Kui kohtunikud pidid oma karikad kätte saama, siis öeldi, et kuule, sa pead nüüd siia 30 € juurde maksma. No, see oli mingi, et mis mõttes. Okei, osad isegi maksidki, aga siis tuli välja, et tegelikult see Grand Prix oli ka, et tema maksis ka juurde. Okei, osalejad, et tavaliselt võetakse osalustasu. Ma olen tavaliselt, kui teistel võistlustel osalenud, siis tegelikult võetakse see nagu saatmiskulu, et see on okei. Aga selle tüdrukul, kes Grand Prix võitis, temalt võeti see tasu ja see saadeti ikka Eestist. Ehk siis sult võeti põhimõtteliselt 30 € ja siis tehti Eesti-sisene pakk, mingi Mustamäed maksimust. Nii et kuidagi nad ikkagi tahavad veel rohkem, aina rohkem raha ja kuidas seda kõike saada, eks ju. See on nende eesmärk. Ja karikad. Siin, kui nad kõik seda drive'i vaatavad, siis on näha ka, et näiteks mingitel karikatel ei ole isegi seda embleemi siin peal, mitte midagi. Siin on lihtsalt kirjas, et first place, eks ju, mitte mingit infot ei ole nendel karikatel, et tegelikult võiks ikkagi olla natukene personaliseeritum, aga seda kahjuks ei saa niilt ikkagi oodata. Nemad võtavad need odavad karikad, panevad mingid asjad sinna võib-olla peale, kui on aega sellega tegeleda ja läheb teele. Ja see on juhul, kui inimesed hakkavad uurima, sest et on ka inimesi, kes ei ole oma karikaid kätte saanud ja nad ei saa midagi teha, sest kontot enam ei ole. Nii et kahjuks niimoodi on läinud üpris paljudega. Eestis on see, et ma arvan, et nad ei julge Eestis nii-öelda mitte saata, sellepärast, et see on ikkagi Eesti-sisene, seega nad Eestis ikkagi saadavad, et nad ei taha seda bad reviewsid võib-olla, aga ma ei tea, nii kustutavad oma kontod ära, nii et nad ei saagi seda kuskilt saada ju. Olen ka mina ühe karika ähvardamise peale kätte saanud lõpuks. Aga kas on üldse mingi taimu, palju neid inimesi on, et mis summades need pettuskeemid, ei saa öelda, et päris pettus see ei ole ju selles mõttes seaduse vastane, aga ikkagi see on inimeste petmine. No sa võid ühelt võistluselt teenida kergelt üle 10 tonni lebolt. Ikka lebolt. See on juba kohtunike pealt oletab. Seal oli üks võistlus, New York Championship, mis oli paar aastat tagasi toimunud, neil oli 74 kohtunikku ainult ripsmetel. Siis tuli veel juurde see, et ma vist siia ei pannud selle pilti, aga kui nad ise lähevad sinna New Yorki Instat vaatama, siis seal on näha, et seal on veel ripsmed, seal on kulmud vist, küüned, BMU ja kokku oli vist 14 000, mis nad said selle summa lihtsalt kohtunike pealt. Kujutage nüüd ette siin kõik need osalejad, mitte ainult ripsmete kategoorias, aga ka BMU, huule, ma ei tea, kulmud, eks ju, kõik asjad kokku, nii et see summa võib tulla suuke, ma olen 10-20 000 isegi, see on päris, me teeme juba tüdrukutega nalja, et kurat, teeme valet äri ikkagi siin. Mul oli ka esimene mõte, et miks mul ei tule häid ideid, et oleks võinud kohe nagu. Teeks ka võistlus. Keegi ütles ka kommentaaris, et kes see selle geniaalse idee peale tuli, eks. Ei, aga tegelikult on, inimesed on väga targad. Ja osad veel väga. Selles suhtes, et siuke skeem välja mõeldud on ja keegi pole seda siiamaani. Sest see ei toimu ainult ripsmetega, tegelikult seda, ma arvan, tehakse juba küüntega ja nagu sellel Andrei omad näha ka juustega, eks ju, barberitega sama, kes see mõtleks elu sees selle välja, sa näed mingeid võistlust, see on minu kategoorial, et davai, ma võtan osa, eks ju, saadan oma tööd, sa ei mõtle võib-olla, et see on mingi skämm, eks ju, et skämm tundub nagu veits teistmoodi. Aga Eestis on meil need aktuaalsed praegu väga need skämmerid, nii et ka meie kõik oleme põhimõtteliselt siin skämmitud saanud nende võistluste poolt, nii et Sa seal Instas mainist ka, et osad kohtunikud on olnud samal võistlusel ka võistlejad ja saanud siis tiitleid, et kuidas, kas see on selline korduv muster või on see niuke, et ühekordselt läbi käinud? No seda ma olen pannud tähele nüüd 2 kohtuniku puhul, et mingite võistlustega on saanud neid tiitleid ja siis, aga see võib ka olla sellest, et nad on alguses olnud seal osalejana ja siis olnud kohtunikuna, et see täiesti, eks ju, loeb, sest neid võistlusi korraldatakse nii palju, ega sa ei saa, ja neid ei huvita see, et kui sa oled üks kohtunik, teine osaleja, kohtunik osaleja, ta tahab lihtsalt raha saada, kui sa tegelikult oled ikka kvaliteetsel võistlusel. Näiteks
kui ma Karisma sellel võistlusel septembris võitsin ära selle Grand Prix, siis Julia ei lubanud mul enam uuel võistlusel osaleda, ta ütles, et okei, nüüd oled kohtunik. See ongi see, et neil on see kvaliteedikontroll, et nad ei luba olla sul iga kord, ma ei tea, osaleja, sest üks hetk sa pead olema kohtunik lihtsalt, ta aitab sul kaua sa nagu võidad, eks ju. Et nende puhul need ei huvita see, et nagu alguses kutsud osaleja, ta tulla hoopis kohtunik, kumba soovid, anna meile lihtsalt raha, palun. Aga mis riigist need inimesed on, kelle tulemused on kordunud? No jah, siin on see õrn jääkoht, eks ju, kus kõike kahjuks rääkida ei saa, ütleme niimoodi. Et ma tegelikult olen üritanud mingite eestlastega, üritanud vestelda sellel teemal, küsida mingit infot, sealt ei tulnud väga infot, sealt tuli lihtsalt pigem see kaitsepositsioon, täpselt ma ei usu, et kõik, ma tean, et kõik jutud liiguvad, kindlasti te kõik teate juba mingit jutte. Nüüd ongi see, et mis on see seos, eks ju. Et üleüldse need kohtunikud, ma pean väga ettevaatlikult rääkima siin, et midagi valesti ei ütleks. Aga üleüldse, kui sa oled kogu aeg seal kohtunik, juba see minu meelest on nii-öelda red flag, et sa toetad seda võistlust kogu aeg, iga kord, kui nad teevad uue võistluse, sa jälle lähed ja toetad. Ja siis ongi see küsimus, et kui sa nagu oled mingi 8 korda, ütleme niimoodi olnud, sa oled 800 eurot neile andnud, mida sa vastu oled saanud? Sa oled saanud lihtsalt mingi bänneri, sest seda lehte ju nii või ei ole, aga ma võin ju ise ka selle bänneri valmis teha endal kanvas, mis see mul teha on ja ma võin endale karika ka koju tellida. Ma saan 100 euri, sest on rikkam ikkagi ju nagu. Ja 100 euri eest saab väga palju karikaid endale osta. Täpselt, ma võin neid bännerid ka seal kanvast ja lihtsalt muudan värve ja nagu prindin välja, kes hakkab kontrollima, et nagu nii mina see kustutatakse ju hiljem ära, et seda võistlust enam ei eksisteeri, mis vahet selle, kas see võistlus on sinna täägitud või mitte. Et lihtsalt, mis seal nagu nendel võistlustel osalemine annab, kui sa, eriti kohtuniku rollis, kui ma räägin, ma olen olnud seal kohtunik sellel ühel võistlusel, see oli nii raske, sest seal oli nii palju neid töid ja neil ei olnud mitte mingit kontrolli. Seega ma ei kujuta ette, et kuidas jaksatakse olla nagu kohtunik hästi paljudel nendel samadel. Nii, ja millist emotsionaalset mõju see on avaldanud inimestele, kes on hiljem aru saanud, et neid on petetud? Ja üks siis neiu, kes võitiski grandi ära, ta võitis need karikad, pidi ise seda pakki taaskord taga ajama, sai need karikad ja seal oli mingi see kreem, Eesti kreem, mul on selles pilt ka ja see oli lihtsalt Eestist Lovertest ostetud mingi kreemipakk. Ja siis ta sai aru, et see pakk on ka Eestist, et see saatmine on Eestist, aga see sisu on ka Eestist. Ja siis ta mõtleski, et et nii mõttetu, et ma isegi ei taha, et tal oli piinlik jagada seda, et ta algus oli mega õnnelik, et ma võitsin grandi, et see on ikkagi suur asi. Ja ta oli ennem osalenud Oscarsi võistlusel ja Oscarsi sisu on nagu meeled, sul on nii palju kingitusi, sa tunned ennast, kas sul on mingi diplomid, asjad, et sa näed, et sellega on vaeva nähtud. Ja tema siis ei postitanudki seda ja oligi, et lihtsalt vaikis maha. Tegelikult on kurb, nii paljud on mulle kirjutanud, kui ma selle tegin need story'd, mul hakkas postkast mul oli vahepeal mingi 35 kirja, lihtsalt Instas, sinna juurde veel võib-olla Facebookis kirjutati, mingi Whatsappi, igale poole kirjutati. Nii paljudel, ausalt öeldes mitte kellelgi pole ühtegi head emotsiooni. Ma tean paari inimest, kellel on, aga see on natuke red flag, et neil on see hea emotsioon seal. Sest kurb. Ei tegelikult ongi kurb, just inimesed näevad nii palju vaeva oma töödega. Ja tõesti panustavad. Meil on väga kõrge tegelikult tase, et siis võikski selle töö saata kuskile, kust miks sa tahad saata kohtunikule, kes on nende töö nagu maksnud selle kinni, kelle isegi tase ei ole nii hea, miks sa tahad, see ongi see suur paha pool seal, et tulevad hindama inimesed, kes ise ei oska isegi ripsmeid teha. Nad ütlevad sulle, et ei, seal on liiga lühikesed pikkused, lehvikud on liiga kitsad, mingid, mis iganes asju, see on nagu lihtsalt näide, et osalejana sa ju nagu usaldad neid inimesi, kes on kohtunikud, nad tulevad, annavad sulle nõu, sa loed, usaldad, aga tegelikult need inimesed isegi ei tea mitte midagi, nii et sellised inimesed ei tohiks olla kohtunikud. Ja selle asja taga ongi see teadmatus, sellepärast, et näiteks meil Eestis siin, kui need Rakvere võistlused, näiteks ka lihtsalt online, siis tegelikkuses ju need kohtunikud, kes seal on,
nemad ei maksa selle eest, et nad seal on. Ja kui sa hakkadki kuskil, ma ei tea, välismaisele mingile online-võistlusele minema ja siis sulle öeldakse, et nüüd tuleb maksta raha, siis sa võib-olla oledki segaduses, kui sul pole kellegi käest küsida ka, et kas see on normaalne või see ei ole normaalne. Ma ei teadnud. Et siis sa maksadki seda raha seal, vaata. Ma mõtlesingi, et äkki see nii ongi, et ma ju ei teadnud. Aga reaalsus on tegelikult ikkagi teine, et ma ise ütleks ka, et ma sealt võistluselt midagi päriselt sain, ma sain teada, et ma saan 75 tööd hinnatud, kui on väga vaja enda närvide arvelt ja päriselt panna kvaliteetsed ja pikad kommentaarid, aga see ei ole nagu okei, sest et kui ma olen teistel võistlustel hinnanud, siis sulle antakse kas kriteeriumid või antakse mingi kategooria, näiteks hindad ainult volüümi või hindad ainult klassikat või hindad ainult mingi kriteeriumid sellest, nagu, et sa saad keskenduda ühele asjale, mitte et see, et küttage ette, sul on 75 tööd. Sa pead hindama igal ühel sisenurki, välisnurki, modelleeringut, pikkust, värvust, kõik asjad. Üldmulje, sul on seal mingi 11 võib-olla asja, mida sa pead hindama ühe töö puhul ja nüüd korrutage see 75-ga. See on lihtsalt meeletu ja samal ajal kirjuta kõiki kommentaare kõik ühele, et oleks ikkagi hea tagasisida, nii et ja seda, need võistlused seal teevadki. Sellepärast ma ei usugi, et üks või inimene tahaks rohkem kui mingi 2-3 korda olla sellise võistluse kohtunik. See ei ole lihtsalt reaalne, sest et ma tean, et nad teevad sellist asja ikka. Nemad ei kontrolli, et jagaks need tükkideks või mingiteks osadeks. Ei, paneme kõik meili, paneme nüüd kohtuniku listi, kopi, vaste, kõik sinna ühte meili. Siin on teie tööd, siin on teie hindamistabelid. Hakake hindama, nii et see ei ole lihtsalt reaalne, et keegi jaksaks oma aega sinna panustada nii palju, nagu mõned kohtunikud võib-olla on panustanud. See oli mingi ajalimiit oli ka, kuna sa pead ära hindama need 75 tööd või oli lihtsalt... See vist oli 2 nädalat või midagi suugest. Mõnikord on isegi nädal, aga ma mäletan, seal vist oli 2 nädalat ja ma arvan, et see oli 2 nädalat. See periood tavaliselt ei ole väga pikk, see ongi võib-olla mingi 1-2 nädalat. Sulle öeldakse ette, et tavaliselt see on sellises ajaperioodis, sa juba arvastad selle ette, et tavai, et ma siis tol hetkel võtab mingi päev võib-olla vabaks. Aga see ikkagi sa ei arva seda, ma ei arva, et see sellises mahus tuleb, sellepärast kui ma seal VBC-l esimest korda olin hinnanud, seal oli ka palju tööd, aga seal ei olnud ikkagi sellises mahus, seal oli, ma arvan, et mingi 20-30 tööd äkki, aga 75, see oli ikkagi jõhker. Seal minu meelest võis olla isegi see, et osad tööd olid nagu lashliftiga ja siis ma kirjutasin neile, et ma ei tee lashlifti, et siis ma ei hinda seda, ta oli mingi it's fine nagu, et no jällegi, mingit kontrolli pole. Sa mainisid ka, et kui ei jõua 75 ära hinnata, et hindad 5 ja on hästi, et aga kuidas võitja siis nagu leitakse, et bingoga või lihtsalt kuidagi keskmise järgi, et... Kui kõik hindamine, see ongi täpselt see, et see hindamisprotsess ei ole nagu korrigeeritud. Tänu sellele sa ei saagi olla kindel, et see, kes võitja on, pidi olema võitja, sest et mul üks Soome tehnik rääkis, et Soomes... üks tüdruk saatis tööd, need tööd olid väga head, ta teadis, et need on väga head, ta saatis need sinna võistlusele ja võistlusel tulid juba need tulemused välja ja siis ta oligi mingi, et aga miks ma ei võitnud, et ühtegi kohta ei saanud, mul olid nii head tööd, siis ta saatis need tööd ühele sellele Soome koolitajale, küsis, et kuule, kas sa arvad, et need pole nagu võidutööd, ta oli mingi, mis asja, need on ülihead tööd. Tiia Randelin oli see, kes ma tegelikult rääkis seda, Tiiad kõik teavad ja kui Tiia ütleb, et see on ilus töö, siis see on ilus töö. Ja siis Tiia hakkas uurima mingitel kohtunikud, kes olid sarnastel võistlustel, kes olid sellel antud võistlusel, ma ei mäleta, mis võistlus see oli. Ja tuligi välja, et kohtunikud ei saanud isegi neid töid kätte hindamiseks, sest võib-olla ei saadetud lihtsalt. Nii et, ja seda ta uuris mingi 3 kohtunikult, ehk siis 3 kohtunikud ütles, mis asja, et juba on nagu olnud ära, et ma ei saanud töidki kätte, et hinnata, nii et siis panevad silmad kinni, mõtta, et tavai, paneme selle, et tema võidab sinna. Nii et niimoodi ongi. Need on need pahapooled. Aga kuidas sellised võistlused mängivad siis lootuste, ambitsioonide ja karjääri lootuste peale, et inimesed ju ikkagi tahavad võistelda, et kuidas siis peaks valima seda õiget kohta, kuhu saata oma töid? Siis tulebki vaadata, mis on need red flagid nende võistluste puhul, küsida küsimusi, küsida, et kes on selle võistluse korraldaja. Võivad sulle saata see ChatGPT genereeritud pildi, eks ju, aga lihtsalt küsida rohkem küsimusi ja vaadata, tavaliselt nende Instagramid on kõik samasugused, seal ei ole mingit konkreetset brändingut, see bränding on lihtsalt siuke
võlts ja ongi see nii-öelda võistluse bränding. Et tegelikult ikkagi kvaliteetse võistlused, kes meil on siin Artistic Forum, Evo Lash Forum, Soomes, eks ju, Kristel Stuudio, meil Eesti tüdrukud, eks ju, teevad, et lihtsalt kui seal ei ole ka ühtegi tuntud inimest või sellist näiteks kvaliteetset, et sa tead, et ta on hea kohtunik või noh, näiteks Tiia Randanini ei ole või nagu mingid teisi Soome tegijaid või Eesti tegijaid, kes sa tead, et ta on hea kohtunik juba rahvusvahelistel võistlustel, siis ära osale, pigem mitte. Või siis saada mulle ja ma vaatan üle, nagu mulle juba 2-3 tüdrukut on saatud, et ma tahtsin siin osaleda, et kuidas tundub. Ma ütlesin, et ei ära siin osale pigem siin. Et ma isegi ei soovita mingeid enda võistlusi, kus mina kohtunik olen, vaid lihtsalt häid võistlusi. Neid ikka on, praegu on käimas siis, see Evo Lash Forum on momendil käimas ja siis tuleb juba Eestis ju Lashboss varsti, et seal kindlasti osaleda Eesti tüdrukud. Et lihtsalt uurida rohkem, aga kui tõesti ei tea, siis võib mulle lihtsalt saata ükskõik, kes tahate, kes kuulab, saatke mulle, vaatan üle ja pole nagu mingit probleemi. Et lihtsalt jah, sellistel mitte, sest et antud võistlused ei olegi, neid ei huvita sinu heaolu, neid ei huvita see, et sa saaksid kvaliteetset tagasisidet, sest see on ju kõige olulisem. Ma räägin, ma olen osalenud nii palju võistlustel ja mu suurim arenguhüppe oligi siis, kui ma hakkasin lihtsalt osalema. Mis ma tegin, oli see, et kui ma vaatasin, kes need suured kohtunikud olid hiljem, siis ma olin mingi, et okei, tema ütles mulle selle asja, siis ma vaatasin oma tööd, ajasin näpuga järgi, et okei, siin ma pean seda muutma, kogu aeg lihtsalt analüüsisin nende töid, nende tagasiside põhjal. Aga kui mul seda tagasiside oleks mingi mega jama ja ma võib-olla ise ka aru ei saa, eks ju, siis ma mõtlengi, et see ongi fine, mis ma teen. Keegi ütleb, super töö, pane niimoodi edasi, nagu tegelikult ei olnud super. Praegu vaatan tagasi oma vanutööd, mõtlen, issand jumal, mis jama ma tegin. Aga sellepärast ongi vaja osaleda kohtunike võistlustel, kus on kohtunikud, kellelt sa päriselt tahaksid tagasiside saada, sest see ongi see mõte, et kui sul on ikka hea kohtunik seal ja sa mõtled, et ma ise ütlesin ka sellegi, aga mõtle, et ma ei saa kuskil neid näha, seda kohtunikku, aga nüüd ma saadan oma töö ja tema hindab ja annab mulle tagasisida, et see on ju mega hea võimalus. Ja kui sellistel võistlustel, näiteks Japan World Championship, seal ei ole mitte ühtegi tuntud kohtunikku, mitte ühtegi, kelle käest siis seda tagasisidet tahate saada või tahategi lihtsalt karikaid saada, siis sabavasti mingi ostke poest karikaid, depos saab teha, mingi ostke siis neid karikaid, et miks te saadate oma töid, kui teid ei huvita see päriselt ja reaalne tagasiside. Nii. Kas on olnud olukordi, kus keegi on sind proovinud vaigistada või sind süüdistanud draama tegemises? Praegu õnneks ei ole. Üks inimene tegelikult on, kellele ma ise kirjutasin lihtsalt, et asjaolusid selgitada. Siis ma sain sealt ikka korraliku mingi vastus lihtsalt tagasi, aga ma ei jätnud jonni. Lõpuks tõesti ei vastanud mulle. Nii et siis mõtlesin, tead, proovis, et avalikku vabandust soovin või midagi, mõtlesin, aga ma ei ole mitte kellegi nime öelnud. Ma ei ole mitte kellegi nime öelnud, kelle kohta mul ei ole fakte. Praegu mul on antud selle Andrei Kask, tema on see inimene, mul on tema kohta faktilised tõestused ja tema on neid makseid saanud, tema on neid pakke saanud. Mu mõte ei olnudki draamat tekitada, mu mõte oli lihtsalt, see oli küll draama, mul oli mega huvitav. Me trõkute chatis, meil kõik kogu aeg tuli info peale, et see oli nagu huvitav lugeda, mis asja, et see läheb aina suuremaks, see on siuke nagu ämbliku võrk, et aga mu mõte ei olnud kuragi, et ma tekitaks mingit draamat, see ei olnud mu eesmärk. Mu eesmärk oligi lihtsalt panna tüdruku mõtlema, et kas see on see võistlus, kus te tahate, kas see on see võistlus, kus te tahate osaleda, et kas see ei ole ju tegelikult, see ei anna mitte midagi. Palju parem on võita näiteks Oscarsi võistlusel, Evo, eks ju, mingite Artistic Forum, tealt on need mõndasid veel, ma võin isegi pärast vaadata, aga et see ei ole täpselt selline võistlus, kus kohas toimuks mingi arenguhüpe. Kindlasti on ägedad live-võistlused, kus kindlasti osaleda tasu. Jah, täpselt live-võistlused samamoodi. Ja. Eestis ongi meil praegu 2 tükki, kohe varsti tuleb 3 juurde ja tegelikult on ju Soomes on meil veel võistlus ja Lätis on praegu Dalaila Cup tulemas, eks ma isegi lähen sinna osalema. Et live-võistlused ja online-võistlused, seal ongi see, et mõlemad tegelikult on vaja ütlema. Kas sa plaanid ka tulevikus uurida selliseid vastavaid juhtumeid ja kas kuulajad saavad sind kuidagi selles toetada või aidata? Kas hakkad ametit vahetama?
Ei, kindlasti mitte. Sisekaitseakadeemiasse. Tegelikult tegingi selle, ma kustutasin kõik need pildid selle asjaga seotud ära, sellepärast et ma paningi kõik siia Drive'i, mis on need olulisemad pildid, mida võib-olla nad ise võib-olla ei oska välja uurida, aga see oli mulle mentaalselt tegelikult väga kurnav ja mul on hästi vähe seda vaba aega, nii et see oli see, mis tõmbas mind nagu, mul on praegu nii palju asju teha, et see kuidagi tõmbas mind kõrvale kõikide nende asjade tegemisest, nii et ma praegu ütlesin davai, et kui keegi tahab sellega tegeleda, nüüd ongi väike üleskutse, siis paljud kirjutasid, et mine politseisse, mul lihtsalt ei ole aega, mul reaalselt kahjuks ei ole aega, mul on nüüd augustis ainult üks reaalne vaba päev, eile oli veel 2, täna on nüüd 1, nii et ma ei saa, mul ei ole lihtsalt aega sellega tegeleda, nii kui keegi on targem, kui keegi soovib, ma võin neid aidata, vastata mingitele küsimusele, mis iganes, kui kellelgi on küsimusi, et nende piltide kohta ja keegi reaalselt soovib sellega tegeleda, siis ta võib seda teha, aga nüüd ma lihtsalt tunnen, et ma tegin 3-4 päeva oli see periood, kus ma ju kogu aeg uurisin ja lõpuks vastasin ja kõik need teemad. Ma magasin seal mingi 4 päeva peale kokku vist võib-olla mingi 2,5 päeva ööl lihtsalt, aga mul oli nii vähe unetunde ja hommikul kohe tööle, et tegelikult see oli väga rets, et kuskilt arvelt see tuleb, et mul kahjuks ei ole seda vaba aega selliste asjaga tegeleda, et praegu tegelesin sellega lihtsalt sellepärast, et see kuidagi kukkus mulle sülle ja ma tõstsin, et okei, kui minul on see võib-olla õigus sellega rohkem rääkida sellest, sest ma olen olnud nii osaleja kui kohtunik, et ma võib-olla olen õige inimene rääkima sellest. Aga edaspidi ma arvan, et mitte. Ja tegelikult ei ole ju tegemist mõnes mõttes jah, see on pettus või selles mõttes pettuskeem, aga samas see ei ole nagu seaduse vastane, sest kõik võivad korraldada tegelikult ju võistlusi, lihtsalt meie asi on valida need, kus osaleda. Et selles mõttes tahakski rõhutada, et see ei ole nagu seaduse vastane. See on su enda vaba valik. Eetilises mõttes see lihtsalt nii vale. Me ise mõtlesime ka, et mul küsita, et politseis, mõtlesin, ma ei usu, et politsei sellega tegeleb. See ei ole selline asi, aga võib-olla mingi tarbijakaitse, või siis, et keegi uurib, et kas kõik need tulud on ettevõttele puhtalt või kuidas, et kas see mingi raha kantimine äkki see on mingi rahapesu üldse, me ei tea tegelikult, et miks mis seal teie taga toimub, et kui võib-olla on mingi inimene, kes võib lihtsalt rohkem uurida seda, et ta võib seda teha, aga jah, see ei ole ju otseselt, nad võivad seda teha, ma ei lähe ju politseisse, mul on mingi pindab petetud, nagu ma ei tea, ma sain oma karika kätte, aga see on jah, võib-olla see tarbija petpine nagu siuke veits ümardatud, eks ju. Et jah, politsei kindlasti, ma ei usu, et politsei sellega tegeleks, aga Eesti politsei tegelema midagi ka. Pigem tarbijakaitse võib olla. See asi, ma arvan, on. Aga mis sa ütleksid neile, kes kahtlustavad, et on ise petta saanud, aga kardavad sellest rääkida, et kas sellest peaks rääkima, et teistele ka teada anda, et selles mõttes see ei ole ju tabuteema, et ma nüüd sain karika depost. Normaalne. Ei selles mõttes, et tõenäoliselt neid inimesi on ju palju, et toetad Eesti riike, positiivne siga. Ei kes see tuleb ütlema midagi inimesele, kes puetab oma südant, keegi tuleb midagi halba ütlema, mis sul teoorias tegelikult kaotada on, sul ei ole ju midagi kaotada ja inimesed tegelikult tunnevad ju kaasa enamasti, kui on keegi pette saanud, me ju kõik toetame. Ja seda oli ka nii äge vaadata, et praegu mulle mitte keegi ei kirjutanud negatiivselt. Ma alguses saate aru, mul oli see kell mõõtis 100 BPM, kui ma lihtsalt istusin diivali peale, mõtlesin, ja ma mõtlesin, et ma lihtsalt postitan seda, ma olin mingi, issand jumal, mis stress, et kas see on ikka asi, mida ma postitan. Ja siis, kui ma ära tegin selle, kõik hakkasid kirjutama just positiivselt tagasi, et oh my god, aitäh, et sa jagasid, et isegi välismaalt kirjutati, ma olin mingi, et okei, nii tore on see, et kõik on tulnud kokku lihtsalt ühe asja jaoks ja mitte keegi ei ole negatiivne, et tegelikult kõik me ju toetame, me oleme kolleegid, mitte vaenlased ja eks ju. Ja ma arvangi, see ongi kõige ilusam, et kui sul on mingi mure, julge rääkida, mina võin alati kuulata samamoodi, mis iganes kellelgi küsimusi on, alati aitan, vahepeale oled sa mu õpilane, oled sa mu sõbranna, oled sa täiesti võõras, võib-olla sa pole isegi ripsatehnik, eks ju, aga ma iga kord aitan, et pole mingit tabu asja mingitest muredest rääkides, mitte midagi, nii et alati võib rääkida julgelt, me ju kõik toetame üksteist ja tegelikult. See lähed salongi, siis riiuli peal on karikad, vaata siis mingi 15 neist on pettustest veel saada. Ja, aga see ei tee kindlasti vähem väärtuslikuks seda tegijat, et need... Ja me tegime välja ka, et
aga nüüd äkki kliendid vaata hakkavad käima, et oot, mitu karikat sul siit skämmid saadud on, eks ju. No täpselt see ongi, see ei tee seda vähem tegelikult tähtsamaks, et minu jaoks ka, ma mõtlen, et võistlused üleüldiselt see, et sa paned ennast proovile, sa teed need tööd ju ära, sa saadad need tööd, et sa oled ju vaeva näinud, et tööarastus väärid selle karikat, kui sa oled selle saanud, aga jah, et panna lihtsalt see mõte pähe, et nendelt võistlustel on palju kergem korjata karikaid, ma võiksin enda kogu teha praegu, kui ma lihtsalt osaleks ja kogu aeg osalejana, aga see ei ole ju see nagu asi, miks ma peaks seda tegema, eks ju, jah, see mõte on teine, nii et lihtsalt jah, panna võib-olla rohkem mõttena, et kas on tasub osaleda. No selle mõttega on hea minu meelest lõpetada, et toetame üksteist ja jagame infot ja kindlasti lisame siis need screenshotid ka sinna. Mul on jah, see terve link on, see Drive'i link on olemas, ma tegin selle lahtiseks niimoodi, et igaüks, kes nii-öelda lingiga avab, näeb nüüd kõiki faile, et siis nad saavad ise vaadata ja mõelda ja ma ei tea, Andrele ukse taha minna. Ma juba mõtlesime, me naljatasime, et mõtleme skeeme valmis, et lähen äkki saada nagu elukaaslased talle barberis ja siis ma ei tea, et küsin, et davai, mis asja sa korraldad see Andre nüüd? Või et kas otsid koostööpartnerid? Jah, see on teine asi, tahaks ka. Ma juba tegin nalja ka, et siuksed papid läbi, et tal oli siin mingi aeg oli CV keskuse kuulutus, siis ma saatsin ühele naisele, et kuule, see tundub, et seal on mingi korralikud papid, et äkki võiks ka sinna tööle minema, et ma tea, noh. Lõikab hästi juukseid? Jah, lähen õpin ka ära, noh. Ei, aga jah, lihtsalt lõpusõnaks siis olge ettevaatlikumad, küsige küsimusi, ärge laske endal pähe istuda, tegelikult vahet pole, mis võistlusel nüüd, kui me selle Dalaila kapile oleme hea näide, ma küsin nüüd mingeid asju, nad vastavad ülikiiresti, ülisõbralikult, vahet pole, mis sa küsid, ülisõbralikult. See on mingi nii nagu tore, et sind oodatakse, nad on mingi we are so excited for you, et lihtsalt küsige küsimusi ja kui see korraldaja vastab teile nagu ebaviisakalt või kuidagi, et ta ei tule ülikiiresti, seal oli vist üks vestlus, et tule, et kõik võidavad, osale kindlasti selles kategoorias, et seal on vähe osalejad, sa 100% võidad. Noh, et kui teile tuleks selliste kirjadega, siis ärge osalega, sest tavaliselt ei saa midagi kvaliteetset seal, et ikkagi peaks olema võistlused, mis on kvaliteetsed, mis viivad teid edasi, aitavad teie karjäärile päriselt kaasa, nii et pange sinna pigem oma raha ja aeg ja vaev, et antud võistlustel lihtsalt ei tasu ära enda raha sinna panna. Usaldage oma sisetunnet ka võib-olla. Ja täpselt ongi, et küsige küsimusi lihtsalt. Nad vast ei taha, et küsiksid, aga te küsige ikka. Siis saate bloki ajama, siis kui nad blokivad ka, siis mõnikord on see, et sa ei saa kõiki teisi võistlusi ka vaadata, sest nad blokivad ja siis mõnikord on mingi võistlus veel näiteks nagu seotud selle kontoga, seega sa ei näe seda ka, et siis nad on nagu mõlema kontolt sind ära blokinud. Nii et saage kõikidest blokk. Karmenil oli just selline juhus, ta ei saagi nüüd võistelda. Ja ta pani mingi story ülesse. Väga paha lugu, oleks tahtnud. No aga selge, aitäh, et kuulasite seda episoodi, kui see vestlus pani sind mõtlema või sul on isiklik kogemus või info, mis võiks aidata rohkem valgust tuua sellele teemale, siis ära jää vait ja jaga seda teistega. Jagades seda saadet annad sa oma panuse läbipaistvama ja õiglasema ilutööstuse nimel. Märgi meid, jaga oma mõtteid ja kindlasti võtta ühendust, kui sul on midagi lisada. Ja suured tänud Kätlinile, kelle töö ja julgus küsida küsimusi võib muuta paljude teiste teekonna palju turvalisemaks. Kohtume juba järgmises episoodis, seniks hoia silmad lahti, ole uudishimulik ja ära karda küsida aga neid küsimusi, mida ei peaks küsima. Tšau, tšau! Tšau!